Tere jälle, täna on meil siis külas Merike numbrite keelest ja me räägime täna numbritest, suhetest ja vaatame, millest veel sujuvalt juttu tuleb. Merike hakkab meil kohe rääkima siis meie numbritest Alariga, jah? Mina räägin seda, mida te soovite, selles suhtes tere, mina olen Merike ja numbrite keelest ja mul on väga hea meel olla siin, tänan kutsumast ja meil on selline suhteliselt vaba vestlus, nagu ma aru saan, et me lähme täpselt nii nagu energiat siin üles loovat selle asja, sest me enne natukene kõkutasime naata ja panime mingid plaanid paika, aga ma arvan, et see teie kuulete energiaga ka kõik sünkroniseerub, mis meil siit välja tuleb, nii et jaa. Me juba lasimegi Meriksel siin numbreid kirja panna, et vaadata, et kas me selle podcastiga üldse jätkame või ei jätka. Jah, kas tasub üldse? Kas numbrid klapivad üldse? See on hea, selles suhtes, et niimoodi ma neid ei vaadanud, sest tegelikult nii kaua, kui me siin mõtlesime, et kuidas me midagi teeme ja lauda sättisime ja siis ma lihtsalt panin need numbrid endale siia silme alla. Aga kui selles suhtes huvitav oleks küll vaadata teie siis seda koostööd. Et Heidi edukuse kood on, ma räägin nagu oma kanalil juba, aga kes seda teab, kindlasti kui minu kanali vaatajaid vaatab siin, nii et igaks juhuks ütlen, et Heidi kood on siis 53212, kes teab, see teab ja kui ei tea, siis vaadake numbrite keele YouTube'i kanalit, siis seal te saate teada, mis need tähendavad. Ja Alari oma on siis 27663 ja täna ma siis vaatan sellisest aspektist, et kuidas nende koostöö siis nii plussid kui miinused, millele võiks siis rõhku panna. No siis selleks on hästi palju, teate, tulge vestlusõhtutele. Nüüd sellel veebruaris on vestlusõhtud ainult nendel teemadel ja siis ma nüüd, see ongi nagu päris mõnus selline väike sissejuhatus sellele, kuidas ma neid asju üles ehitan. Sest kõik vestlusõhtud on omapärased, ma kunagi ei tea, kuidas see nagu lõpp välja tuleb. Kuidas see kujuneb, on ju? See järgmine vestlusõhtu on sul nüüd siin, eks ju, Ingesilmas, Soomes, Helsingis. 8. või? Mis 7, 8, 7, 6. Ei, mis on 5, 6, 7, 8. 8 ja kell 2 oli vist, eks ju? 8. Jah, 8 ja 14.00. Sõltub, mis päeval sa selle salvestuse üles paned. Ja, ehk siis tulge kõik kohale siin samas Hangasuon D5. Just, Ingesilm. Ja, aga see, kuidas ma seda kokku liidan, seda ma teile ei näita. Seda ma näitan siis, kui te tulete vestlusõhtule ja mida on vaja siis tähele panna. Praegu me vaatame nagu partnerlus selles suhtes, kuidas nemad podcasti vedajatena siis siin tulevikus nagu ei ole üldse, kuidas te nagu toime tulete energeetiliselt. See esimene number tuleb teil siit 7, ma siis teen praegu esimese väikse rehnuti endale siia ära. Seda ma ette ei valmistanud, aga ikkagi. Ehk siis 7, mida see tähendab, et isiksuse baasil, ehk siis Alar ja Heidi, nende tuleb 7. See tähendab seda, et kui te arvatavasti see podcasti idee tuli ka pigem, ma näen numbrite järgi sinu poolt või tuli hoopis sinu poolt? Tead, sellega on hästi äge lugu päriselt, sest ma ju välistasin enda täielikult. 2 aastat me oleme sellest rääkinud ja ma olen kogu aeg lükanud seda Alari peale. No sellepärast, et ma näen sinust potentsiaali, eks ju. Et sina võiksid seda teha, sa oled nii andekas minu arust ja sul on seda potentsiaali nii palju ja mina ennast absoluutselt ei näinud sellest. Päris kindlasti viimase hetkeni mitte. Ja viimane hetk oli veel selline, kus ma pakkusin, et kuule, tee oma selle naisega seda, et te olete nii kaua koos olnud suhtes, et teil on nii palju kogemust, et miks mitte, eks ju. Ja endiselt ma veel ennast selle näinud. Ja näed. See on pigem ehk võib-olla see, et Heidil tegelikult on väga hea number 5, mis on selline, ta genereerib hästi palju ideid, mõtteid, et võiks nüüd nagu teha, aga see, et teda vaja natuke näpistada umbes niimoodi, et nii hea mõte, teeme ära, aga siis, kui ta peab kedagi, näiteks siis Alaril on esimene number on 2, siis Alar tahab niimoodi, et teda veitsa moositakse, aga mitte siis veitsa, aga väga palju moositakse, sest mina olen ka siin kunagi moosin, ei viitsinud moosida enam. Seepärast mul on hästi maskuliinsed numbrid edukuse koodis, ma moosin poisi, rohkem ei moosi. Siis näed, tuli teine moosija, aga ju tegelikult siin numbrite järgi näeb seda, et teil mõlemil on nagu see, kuidas soome keeles on kibina, aga justkui nagu tahaks, säde jah, et nagu tahaks ja nagu justkui nagu natuke veel rohkem peab sikutama. Aga 7, mis teil nüüd kokku tuli, tähendab seda, et kui te midagi teete ja eesmärk või siht on teil kindel, siis te nagu lähete kohe niimoodi. Jah, ainult teil peab olema üks eesmärk, kas siis peaks olema siis see teema, millest te kas need on alati siis suhted, on ju, me võime ka siin suhted, koostööpartnerlus on ka ju suhted, kõik asjad on suhted, jah.
kõik on energia, wifi on ka energia. Aga ja, siis 7 tähendab seda, et kui te hakkate nüüd võtma mingeid erinevaid teemasid ja lähete Hive'ile, siis 7 on nii, et ta vajab eesmärki, aga te võite hakata veel tuhnima, mis viib niimoodi, et teil mõte läheb nagu Hive'ile ja siis kaob ära inspiratsioon. Ehk siis see, et nagu ma aru sain sinu jutust, et sa ütlesid, et mis päev täna on neljapäev, et neljapäeviti on teil need asjad, on ju? Teisipäeviti on tavaliselt. Teisipäeviti, siis nüüd läks, no põhimõtteliselt see on juba hea, kui teil on üks päev teada. See nagu distsiplineerib teid. Jah, te võite vahepeal küsida, kui tahate. Ei, need esimesed korrad on läinudki kuidagi väga no mina imestasin, et peale seda esimese ärakuulamist ma mõtlesin, ma ei pane üldse üles, et see äkki prooviks. Siis ma kuulasin, mõtlesin, okei on ju, pole üldse nii hull. Ja siis nii ta läks ja kuidagi ma olin imestanud, et kuidas ma kogu aeg olen arvanud, et see ekraani hirm on nii õudne minu jaoks on ju. Ekraani ei näegi. No jah, et üldse nagu selline tunne, et keegi kogu aeg jälgib, et minu jaoks on see nagu nii õudne minu jaoks. No sama siin, ma ei tea, et kui numbrid on küll erinevad, aga meil kuidagi niimoodi jookseb, et mul läheb meelest ära vahepeal, et see seal käib üldse. Niimoodi see peakski olema selles suhtes, et jällegi, kui ma vaatan sinu edukuse koodi, sul on 3, sa peaksid esinema. Sa peaksid pildis olema, arvatavasti sul on vaja mingisugune väike ego nagu ületada. Ego on siis, ma ei tea, egot võib võtta ükskõik milline, juba muigasid, järelikult tunnistasid seda. Elude number on 1, mis tähendab seda, et sa oled mõeldud nagu seinte läbi murdjaks. Ehk siis see on ka ju see, et sa nagu mingisuguse takistuse tulid üle oma selle ego. Ma kasutasin lihtsalt seda sõna, aga ego on ju... see on õige sõna. Jah, sest 3, sa oled 12.6 sündinud, mina olen märtsis, see tähendab seda, et me peame olema pildis. Ja pilt ei tähenda seda, et välja võib-olla sõbrannaga räägin rohkem juttu kui mehega, see ei ole pilt. Pilt on see sama YouTube näiteks on ju, sest siin peab olema hirmus ja ületama. Aga kui hirmu ei ole, et muu seas veedan siin mingi 5 tundi kellegiga juttu, siis see ei ole hirmus. Ja sinul on muidugi see, et lavast on ju, kui räägime või sellest, et nagu, sul on ka üks 3 siin olemas, sina pead ka olema publiku seas, aga kui ma nüüd vaatan seda, et sinu elude number on 6, aga enne 6 ma liitsin kokku, oli 33, ehk siis 2-3, kui sinul on edukuse koodis Heidi 3, siis sinul on elutee number 3, mis tähendab seda, et see peaks 2 korda kiiremini ja rohkem pildis olema. Ehk siis kiiremini see tähendab seda, et kokkuliites on see 6. 6 on selline nagu igav elude number võrrates 33-ga. Et see on meistri number. Ja muidugi, kui ma sinu elude numbri kokku liitsin, enne tuli ta 28 enne 1, see on miljonäri number. Sul on võimalik miljoneid teenida, kui sa teed seda õiget. Ei ole raha, jah? Nägid? Kõik te näete, tal ei ole raha. 28 on miljonäri. Sa pole vaadanud seda videot, kui ma räägin miljonäri numbritest. Ei pea vaatama kõike. Ja räägid, sa pole valmis veel raha teenima. Okei, ma sipsutan. Ta kasutab minu neid tööriistu minu peal. Jaa, ma lubasin, et ma siin mitte midagi isiklikku ei räägi, aga ikkagi sarkasmi ma ikka, selles ma olen selline. Et sinu puhul ma ütleksin seda, et number 5, mis annab su sünnipäeva, sa pead kindlasti tegelema nagu õpetamisega. Sul on nagu mega palju teadmisi ja see on patt, kui sa hoiad teadmisi enda teada. Mis sa meile alles nüüd tegid ja ütlesid, mis see on, ma natukene siin harjutan? Human design. No just. Ehk siis see sõna, et ma natukene harjutan, see ütleb oma sõnavarast lõpetada. See tuleb lihtsalt võtta kätte ja teha. Ei, ma teengi. Siis rohkem teha. Sest kui me hakkasime siin rääkima, mida Alar vist ütles, et mis asja, sa oled juba professionaal, siis sa ütlesid seda, siis... see on ka vist selle 5 üks omadusi, eks ju, et ma kunagi ei arva, et ma olen juba liiga hea, eks ju, et alati on veel midagi. 2 on need, 5 on uudishimulik. See, et kui ma tegin sulle sünnikaardi analüüsi kunagi, siis ma ütlesin ka, et see on hästi õpihimuline. Aga 2, mis siin on, sina algad ju 2-ga, see on see, et mis nüüd mina? Et Merike räägib hulga rohkem, vaata kiiremini ja nii kihvtilt ja niimoodi. Ja siis, kui ma sinuga koos olen veetnud aegu, siis jumal küll meil jutt otsa ei saa. Nagu niimoodi räägiks, sest sa räägid nii huvitavalt. Mingi lüliti peab käima. Et eks see oli ka see podcasti niimoodi edasi lükkamine, et ma mõtlesin, kes see seda lülitama hakkab, et hakkaks tekkima. No nüüd on lüliti olemas.
siit ongi, vaata, mida rohkem te teete, seda rohkem te nagu saate edasi. 7 viitab sellele, et te lähete, see on nagu, kui sa ütlesid kunagi, et sa ei saa aru, kuidas mul nii palju energiat on. Tahate ma näite, milline on minu kood? Te saate kohe aru, kui ma räägin 7 on üks kõige energilisemaid. Teie koostöös on 2 7. Minu kood on selline. Mitu 7 näed? Kappab nagu hobune, tuli hobuse aastal sündinud ka. Siis on täiesti loogika, ma peangi kappama. Ainuke, mis mul ei olnud väga aktiivne, oli 3, et ma peaksin olema nagu võt siin nagu väljas. Ma olin küll oma ühe teise ettevõttega, olin ka väga aktiivne. Nii, lähme teie juurde tagasi. Siis see järgmine number viitab sellele, et millised on teie tüli põhjused, et millest võib see tulla. Ja see on siis number 1. Vot see, kui me räägime egost, siis see, vot see on ego. Et siin on see, et te peate vaatama, et teil oleks nagu rollid väga täidetud, mitte täidetud, jaotatud korralikult. Ehk siis see, et üks ei tunneks seda, et teda on nagu ära kasutatud. Ja siis, kui ma rääkisin sinuga ka kunagi eetriväliselt, ma rääkisin sulle YouTube'i asjadest, siis ma küsisin ka ühe hästi kuldse küsimuse sinu käest. Sa saad pärast seda mõelda, YouTube'i kontost rääkisin seda. Võt siit tuleb arvatavasti see asi välja. Ma pärast seda räägin ka, võib-olla tuletan sulle eetriväliselt välja, et teil pole vaja kõigil teada. Ja kui te tahate teada, võt siis tulge vestlusõhtutele, siis ma räägin teil, mis teil on, mis probleemid. Võt, küsige juurde, vaadake numbritekeel.ee jutte. Nii. Siin on vaja delegeerida, siin on vaja usaldada, sest üks on ego, üks on, kui räägitakse nartsissismist, siis on nartsissismi üks kõige esimene märk, kui näiteks edukuse koodis on palju ühtesid, ma saan kohe aru, kes ta on. Sinul on elutee numbri, see number 1, ma tean kohe, kes sa oled. Sinuga on tore koostööd teha, aga ma tean, sa oled naine, kes tahab esirinnal olla ja kui sa oledki esirinnal, sa pead olema nagu perenaine, oma asjade perenaine, see on nagu esirinnal. Jah, mul on nagu rohkem, ma olen tundnud, et ma ei saa teha väga palju koostööd naistega. Ma ei ole teinud enne meest. Minu arust, ma arvan, et see tuleb ka kasuks meil siin, et üks on mees, teine on naine. Et siin on võib-olla väike erinevus selles asjas. Ma ei tea, mul endal on selline tunne, eks ju, et ma olen selline individualist küll. Et kui ma kellegiga koos midagi teen, siis ma hakkan üle sõitma ühel hetkel. Ma ise tunnetan seda ja mulle see endal ei sobi. See on tead, ma räägin, see pole küll väga isiklik, aga ikkagi see puudutab nüüd teid. Ehk siis need, kes on sünnid 5. päeval, konkreetselt 5. päeval, siis nemad numeroloogias nimetatakse, et nemad on nagu ei naised, ei mehed. Neil on nagu täpselt võrdselt nagu seda energiat. Sina oled number 2 päeval sündinud, väga naiselik number. Kohe ütleme peaaegu 100% naiselik number. Sellepärast meil klapibki Heidiga, et tasakaalustame teineteist. Et kui sul oleks 6, siis oleks kõik juba leivad ühes kapis, nagu teil oleks juba business käinud, aga hästi palju intriige, hästi palju seda arusaamatusi, kellegi lendavad emotsioonid õhku. Aga 5 on selline jalad maas, nüüd teeme niimoodi, nüüd on nii ja 2 ütleb kõrvad lontist teeme. Siis heas mõttes kõrvad lont, sellepärast, et ta tegelikult südames juba ammu ootab, et ta saaks välja. Absoluutselt. Sest number 2 ütleb seda, et see on kurgutsakra, et peab välja rääkima asju ja siis, kui sul kurg, ma ei tea, kurg tihti valutab või valuta? Ei. No nii, siis räägid kodus liiga palju. Või töö juures. No see on nali selles. Ei, ma võtsin. No nüüd me saame selle kõik siin välja rääkida, mis meil on. Me ei saa ju, sellega oli ka... Heidi ütles, et naised peavad saama 20 000 sõna päevas vestelda. Nüüd ma olen 2 naisega, kus mul see aeg siis veel jääb, kui kahekesi ennast täidet. Ma räägin väga palju ja hästi kiiresti veel. Aga sulle piisab ju 2000-st. No jah. See saab üsna ruttu täis. Sa oled lihtsalt vaikinudki, sa oled 3 lauset praegu välja virutanud. Ütled oma naisele kogu, aha, ja aha. Ütled jaa, kallis, jaa. Tervitan Anu siin. Et Anu, ma kuulsin, et sa vaatad nagu nii, et... Tervitame. Jaa. Tere. Tere. Väga tagasüüdlik tere. Me hoiame kokku, Anu, on ju? Tüdrukud hoiad kokku. Nii, aga siis number 1 on see ka, et kõik on vist räägitud. Siin ei ole mitte midagi nagu erilist, ainult see, et peab delegeerima, et kui näiteks sina tuled ja sina sa organiseerisid, on ju, siin ka, kui te nüüd asju nagu üles panite, siis ka ma nägin juba tegelikult enne seda, kui ma üldse teie numbri tegin, et siis Alar juba toimetas, aitas sul mingid lambikest siia tänna nagu sätid, et see meeskonna töö ongi nagu väga oluline. Siis koostöö üleüldse on see keskmine number, siis teie puhul on 8. Saate vahepeal küsida ka, kui te tahate küsida. Et see on siis karma ja raha number alati numeroloogias. Mis see karma number on?
siis karma tähendab seda, et selle podcast'iga, kui me nüüd vaatame üldse teie koostööd, ükskõik mida te teete, aga siis podcast, sellega te võite hästi paljude inimeste mõttemaailma muuta. Eks karma tähendab, näiteks terapeudid on karmaspetsialistid, mina olen numeroloogina karmaspetsialist, ka spetsialist, aga me muudame inimeste nagu mõttemaailma teistmoodi, et nad hakkavad ise endast aru saama ja teie olete siis nagu võtmeisikud oma podcast'iga. Eks see meie eesmärk olegi mingis mõttes olnud. No see praegu näitab niimoodi, et see on. Ja see tähendab ka seda, et kuna see on rahaline, see on nagu see, et ettevõtet tehakse ka ju raha eesmärgil, kasumi eesmärgil. Ja siis on see, et kui on siin keskel 8, siis see karma, teie raha, kui teil oleks mingi nagu rahaga seotult, siis teie raha liigub läbi vaimsuse. Et siin ei ole mitte mingit niimoodi nagu kinnisvara osta ja müüa ja rentida, nagu mingit sellist süsteemi ei ole. Ehk siis kes teab, vaata, teil on alles, ta on nii algstaadiumis, aga kunagi tea, mis teil siit üldse saama hakkab, nii et jah. No numbrid vähemalt näitavad head minu praegu mina ei näe ühtegi sellist, kuidas ma ütlen, kui mõelda nagu seda ärilises mastaabis seda kombinatsiooni, ma ütleks, see on hea. Sellepärast, et siin on väga sellised maskuliinsed numbrid, siin on konkreetsed asjad, sellepärast, et te ju ei sussuta siin mingit asja. Te tulitegi, istute maha, räägite oma jutud ära, siis igaüks läheb oma koju. Sina lähed oma naise juurde, Heidi läheb meie juurde. Ehk siis siin ei ole selliseid manipuleerivaid naiselikke numbreid. Mida ma ütleks, kui näiteks siin oleks mitu kuud, number 6, siis ma Anu helistaksin sulle. Ole ettevaatlik. Anu, hoia silmad lahti. Siin ei ole seda nii, et kokka rahulikult edasi vaata oma asju, mis sa seal teed. Või rahulikult tööl olla. Jah. Et heas mõttes tegelikult ka ma näen väga efektiivne, väga selline konkreetne nagu etapiline töö. 8 siis tähendab seda, kui te midagi nagu planeerite siin, no näiteks mida podcasti tegijad teevad. Mina ise teen ka podcast'e palju, mina ei võta raha külalise eest. Aga ma olen ise käinud rahalistes podcast'ide ees. Et igal ühel on omad hinnad, eks ju, see näiteks näitaks seda, kui teie podcast kunagi läheb nii kaugele, siis teil oleks mingi oma väike teenustasu näiteks. Võib-olla te hakkate podcasti kunagi tegema, mina olen käinud siis ühe inimese köögist, oli tehtud selline nurk, nagu teil, ütleme, see taust on. Ja siis teisel oli ühes Tallinna koolimajas oli täitsa stuudio. Siis ma maksin nagu umbes ala seda renti. Nii et kunagi ei tea ju, teie võib-olla ka võtate mingi hoopis stuudio nurgakes, on ju, kus on täiesti helikindlad, külmik ei laula nii, nagu ta praegu laulab, on ju. Mingi asi surisab. See mind ei sega. Näed, Heidi kohe tundis puudutatuna. See ei ole külmik. See oli pikku, väike tuuluti hoopis. Nii. Hakkas kohe lihtsam, on ju. Seepärast muidu ma karjun kohe, mul tunnib, et nagu ma räägin üle. Nüüd hakkab veidi hääl ka kostama. Ahah, no selge. Seda kohta välja ei lõika, Heidi? Ei lõika. Nii, nüüd ma puhkan suud vahepeal. Ja kuidas tundub, on päris hea või? Päris hea, jah. Ma mäletan, kui sa selle postituse kunagi tegid, et mulle nagu nii kohe mätsis ära see, et see numeroloogia. Mul oli sellel ajal hästi palju käis neid paralleelnumbreid, tuli kellaajaliselt just. Ma pole seda videot ikka veel teinud numbritest. Kellaaegades. Mõne korduvad numbrid, mis inimesed. Jaa, aga ma postitusi palju teinud, aga minu esimesed videod olid 2 kellaajast ja siis sa veel ütlesid ka, et Verike tubli, sa tegid ära. Siis oli tükk tühja maad sellest, et ma kartsin. No kas kartsin, häbenesin, see on see protsess, vaata, nagu tuleb nagu üle olla. No näiteks kui paari suhtes ka rääkida, siis on see, et sa kohtad mingit lahedat tüüpi, on ju, ja siis või lahedat naist ja siis on see, et liblikad on kõhus ja saadaks sõnumi, kustutad ära. Saadad sõnumi, kustutad ära. Ei õige. No siis vaata selle, ma arvan, teil ka see podcast'iga oli sama lugu, on ju. Esimene läks aia taha, aga no igaks juhuks kuulad ära, no päris hea, aga no ma ei tea, mul hääl ikkagi oli selline. Minul oli täpselt sama, need 2 esimest videot oli täitsa hirmus kohe. Ega automaatselt võtsid vigu kohe esimene asi. Jaa, seda küll, jah. Nii. Jah, ja siis ma mõtlen natukene vaatan ühte asja. Huvitav on see, et teil 7 kordub 2 korda, ehk siis vaata, kui vaadata siis minu edukuse koodi 73 tükki ja nii nagu sina oled mulle enne seda numeroloogiat ka vihjanud mitu korda, me tunneme seda Alariga natukene rohkem kui Heidiga, siis Alar on mulle alati öelnud, et kuidas sa suudad, sul on jälle uus idee, jälle sa juba lähed, jälle sa juba lendad. Ja mina mõtlesin, et no ma ei tea, päris lahe, jah. Et aga no see, et kui sa lendad, on ju keerukus iga, on ju, takistused on selleks, et neid ületada.
ja kui nüüd vaadata teie nagu seda koostöö, seda koodi, siis siin on 2 7. Eks see tähendabki seda, millegipärast mul siin tunne, ma ei ole tuleviku ennustaja, ma lihtsalt vaatan seda koodi, siis see tähendab seda, et teil kui tulevad mingisugused kellegi, no ütleme, kas Heidil või sul tuleb mingi idee või keegi pakub välja, vaata, et nüüd võiks tulla selline, noh, Marilyn Gerro võiks tulla ja siis süda hakkab puputama. Mis ma räägite ka? Ja siis ongi see, et sa mõtled, ei, kui Merike ütles 2 7 on selles teie koostöökoodis, me võtame Alar, ütleb, mis sest, okei, saame hakkama. Ma lähen ise talle laevale järgi. Saad aru, no te lihtsalt teete selle ära. Tegelikult kõlab suht loogiliselt. Ma arvan, et ega see siiamaani need podcasti tegemine on ala samamoodi läinud, et mingisuguse mõtled algul vähe kõhkled ja siis läheb kuidagi suht lihtsalt lõpuks vaatad päris hea. Kui juba endal meeldib kuulata, siis peab midagi... Minul näiteks on ka, et kui ma teen neid metsajalutusvideoid, kui mul tuleb hommikuti alati inspiratsioon mingist teemast ja siis ma mõtlen, ma lähen metsajalutu, ma räägin. Ja siis ma vahest kuulen ennast ja mõtlen, et issand, kui kihvtid ma räägin. Nagu mitte sellepärast, et ma olen egoist, loomulikult olen egoist, me kõik oleme egoistid. Ja, aga siis see ka, et mulle väga meeldis see, kui te juba ütlesite, et alguses oli see, et mul on siin, vaata, siin ma räägin vaikselt, aga pärast juba kuulete, et täitsa lahe on, vaata. Siis sa lähed magama ja tunned, et midagi sai õigesti tehtud. No mul oli muidugi see tagasiside ka oli hästi oluline, et ma panin selle niimoodi väriseva käega üles, mõeldes, et noh, ma ei tea, ma võib-olla ei loe neid kommentaare, mis sinna tuleb, aga siis hakkas tulema nagu sellist hästi positiivset tagasisidet, et see andis mulle nagu selle, et äkki tõesti. See on ikka hea, aga kus inimesed sulle küsimusi saadavad, kuhu sa paned selle, kas videote alla panevad siis küsimused või? Ei, küsimusi on mul siiamaani esitatud isiklikult ikkagi, nagu minu lehe alt. Ma olen sinna pandud, küsige küsimusi, aga vähe küsige rohkem. No näiteks see samba video alla võite ju ka panna igasugused erinevaid küsimusi või siis näiteks pakkuge Alarile ja Heidile, kes võiks siin Soomes kas või kes käivad teil külas või mida iganes, kes võiks podcasti tulla. Ja kuidas seda teha näiteks nii, et mingid teemad pakkuge välja, seepärast, et see annab jälle teile ju ideid. Absoluutselt. Sest minul käib endal näiteks kanalil ka palju podcasti külalisi ja need tulevad täiesti praegu inimeste kaudu, saadetakse mulle Messengeri kaudu, sest mul on juba täiesti veebruari see kalender täis. Et see on nagu huvitav, et kuidas nagu, kui see energia on õige, hakkab nagu tööle ja teil on väga hea nagu see koostööenergia siin numbrite näol. Ma arvan, et te lendate veel nagu päris kihvtilt, et ainult kui nagu hirmu ei hakka kartma nagu või sellist nagu siis hirm on vaata see, et nagu kui hakkad esimest korda ettevõtet tegema, siis on ka hirmus, aga tunned sees, et ma saan hakkama. Vaat kui see, ja see on õige siis, kui tekib selline väike kõdi sisse, et natuke hirmus, aga lahe ka. No umbes nii vist ongi, eks ju. Nii ta praegult enam vähem läinud on. Siis mina nagu oma jope vaata, minuga on lihtne. Sinuga on lihtne. Me kõik tunneme vaata üksteist, et siin vaatame lihtsalt, et teie tellige kanalit, teie pange pöidleid alla, sellepärast, et see annab neile inspiratsiooni ja kirjutage kommentaaris. Näete, ma pushin teid üles praegu, et lihtsalt niimoodi me kõik oleme alustanud kunagi ja kui näiteks ka minu vaatajad ei oleks mulle pöidlend pannud või poleks tellinud, siis mul venis väga pikalt. Mul läks alles võib-olla, issa ma mõtlen ka, kas oli juunini, siis mul ei olnud veel 100 vist täis, 100 tellijat täis. Ja siis muidugi oli üks podcast, mis nagu aitas sinna tuule alla ja siis läks ikka kartsin. Mul on küll tundunud vastupidi, et see läks sul nagu kohe. Ja no ei olnud siis kohe. Äkki oli Merike orbiidile nagu läinud, ma vaatasin, et ja, ei, see ei läinud kohe. No just veel nagu see, just nagu sa enne ütlesid, et kui sa ütlesid alguses need hirm nende on ju ees, et neid mida, ma mäletan saatsid veel mulle, kuule, ma panin üles, mine vaata. Ma läksin neid esimesi videosid vaatama, jumala normaalne. Nüüd mõtlesin, et huvitav, mida sa põed on ja siis järgmisel hetkel juba vaatad. Nagu oleksid juba, ma ei tea, professional. 10 aastat või 11 aastat teinud seda. See on tegelikult on huvitav, see on sama nagu näiteks sina tegelikult ehitusega. Kui sa meenutad ka neid aegu, kui sa läksid ehitusele, siis oli samamoodi. Ei, absoluutselt. Ja et nüüd, kui sa lähed juba näed mingit objekti, siis mõtled, mis teha on? No üks sama oli tegelikult selle podcastiga ikkagi esimese tegemisega oli ikka junn ikka suht jahe, et
me ikka võtsime, me tegime, harjutasime siin 1,5 tundi niisama, lihtsalt harjutasime seda kaamera. Kui mitte isegi rohkem. Isegi võib-olla rohkem. Lihtsalt nagu harjuda ära sellega, et see siin. Kellel rohkem see hirm oli siis? Ei tea, ma pole niimoodi mõõtnud, aga ma arvan, et mul. Ma arvan, meil mõlemal. Sest ma ikkagi punnisin väga tükk aega vastu, aga Merike, sina oled muidugi väga suur selline inspiratsioon. Ja mul ei ole veel ka vaata naiselikke numbreid siin, selles suhtes, mis on naiselik number. Naiselik number on 2 ja number 6. Sinul on näiteks edukuse koodis neid 2 tükki on number 2, mis tähendab seda, et kogu aeg nagu ma ei tea, mis teised arvavad. No ma toon praegu ongi nii, jah. Siis minul oli see, et lihtsalt kartsin ületada oma selle hirmu nagu läve paku selle. Sees ju tuli kogu aeg põleb, aga näiteks kui on 2, siis on see, et ma ei tea, hääl ei ole ka päris see või seda, siis sa võid räägidki nagu hiirekene meil. No võt ja siis te veel kogu aeg kommenteerite seda ka veel. Näed, ja kogu aeg me räägime, me väga armastame Heidit, kus juures ei paista vist välja äkki. Aga Alaril on 2 korda number 6 ka, mis teeb mitte siis siin nagu meest ei tee naist, aga sest see teeb sulle hästi palju siis pehmust ja ka, et võib-olla, et ei tea, kas ikka tuli nagu jutt päris, et kurat, võtsin vist ühes kohas ikkagi nagu väga nõmedasti ja siis te otsite ka aegsi videos, kus kohas on, peaks välja lõikama või ma tõin näiteid. Ja, aga ma mõtlen, kui nüüd nagu võrrelda sellega, siis mulla ausalt öeldes hakkab suht savi saama sellest, mida keegi arvab. No alguses võib-olla siis podcasti mõttes oli see võib-olla. Ja, seda ka, aga üleüldse ma ka nagu ikkagi kuidagi oma peas nii palju tänasel päeval nagu mõtlen, et või üritan endale seda söödavaks teha, et ma ei saagi kõigile meeldida, nagu nii ma ei meeldi kõigile, et nagu me vist ühes podcastis ka rääksime, et kes tahab selle kivi sealt tee pealt leida, ta leiab kas või see, et sein on valet värvi, et pole mõtet sellepärast ennast närvi ajada. Absoluutselt, siis ma ütlesin ka ühes oma videos, mul on nüüd ütleme aasta otsa mul see video olnud, mitte videokanal, nii nagu siis teilgi on YouTube'i kanal ja siis selle aja jooksul päriselt on ainult 2 negatiivset sellist, mis see siis kommentaari, aga need pole ka nagu nii negatiivsed, mille peale nagu solvuda, aga kuna ma olen 16 päev sündinud, 6 on ju, siis minul väga trigerdab number 6, kui keegi ütleb midagi nagu mis asja, minu kohta ütlesin niimoodi ja siis ma tegin ühe video, kus ma ütlesin ka, et tead mis, mina ei tule sinu koju ütlema, et ma tahan, et Pliit oleks praegu suurde toas. On ju, ja siis ma ütlesin, täiesti vabatahtlik minu kanalil olla. Ja siis oligi kõik. Ja siis ma mõtlesin ka, et täitsa julge olin kohe, vaata kuidas julgesin välja ütelda, siis mõtlesin ka, et kurja. Ja nii ta ongi tegelikult, eks me oleme kõik juba selle aja lapsed ka, et me peaksime juba viimane aega hakata mõtlema selle peale, mida teised arvavad. Et see muidugi ei tähenda, et ego peaks tõstma või seda. Ei jah. Aga ikkagi enesearmastus ja eneseusaldust on juba niivõrd palju sees, et see annab kaasa. Ja kui me nüüd lähme, tahaks ütelda midagi või? Ei, räägi. Räägin liiga kiiresti praegu, räägi. Paras jagu, jah. Et see number 5, mis siin taga räägib siis ka, et ehk siis Alari ja Heidi selline koostöökood tuli 71875 ja see 5 ütleb seda, et te koos nagu liigute, te õpite midagi veel juurde, ehk siis mis siin tähendab õppimist. Praegu on teil need atribuudid, on ju, mingi aeg te leiate mingid muud asjad, vahetate nende telefoni, võib-olla video tegemise selle programmi välja. Siis on, saad aru, mingi, ma ei tea, mida iganes. Ma olen näinud, kus ma seal käisin Kris Kala juures, tal oli mingi jube suur pult, kus ta vahepeal tõstis, saad aru, mingid asju, kuulas heli ja siis mingid värvid lendasid, ma mõtlesin, no ma ei tea. Ja siis ma pidin rääkima mikrofoni, nagu ma rääkisin, täpselt niimoodi pidin rääkima, seepärast heli muidu ei tulnud välja. Et selline, ma arvan, et see 5 tähendab seda, et teie podcastis hakkavad ka siis külalised käima. Sest 5 on erinev, see on nagu niimoodi, et ma ütlen selle kohta nii, et vasikale tehakse nagu uks lahti, värav lahti ja öeldakse, et jookse. Ja number 5 on alati, sina oled ka number 5 päeva sündinud. See on see, et sa nagu jooksed tahaks kõike, nii põnev on. Nagu seda mingi hetkel tekib see situatsioon, et teile öeldakse, et kõik hakkavad, nüüd pange ka kommentaarid, kes võiks podcasti tulla, on ju, ja külalisteks. Ja siis te näete nimekiri on mingi 38 inimest. Ja siis mõtled, kuhu ma panen nad, mis teemal me räägime. See tuleb mingi moment. Uskuge mind. Väga äge. Nii ta on. No ma ei tea, nüüd see jutt otsa. Läheb hästi veel.
Läheb hästi meelt, tundub. Mina ütleksin, et väga mõnus ettevõtluse kood, et koostöö tegemise kood. Et mina olen ise ettevõtja ja no pole ime ka, et ma lähen niimoodi läbi seinte, sest vaadake, mul täiega maskuliinsed numbrid siin. Ja teil täpselt samamoodi, sest ettevõte vajab sellist järjepidevust edasiminekut. Teil endis on nii palju neid pehmeid numbreid, 2 ja 6, et te jõuavad seal pehmed kodus küll olla, nii et sinu vaja olla. Need pehmed numbrid on siis nagu väiksemad ja... Pehme number on 2 ja 6. No näiteks 8 kohta ei öelda, et on pehme. Siis mis veel on? Mis numbrid on paaris numbrid? 2, need, mida saab jagada 2-ga. 2, 4, 6. 4 on 2, väga 4, 6, 8. Ja 4 on väga tugev, numeroloogias väga tugev number. Ja ei ole, ainult 2 ja 6 mina ütleksin. Vahest ma viskan naljad, näiteks 3 ja 8 on justkui pooliskaselt nagu naiselikud, aga ma pigem arvan, et ei. Kui on 3, siis see on suht ka selline manipuleeriv. No selline kavalpea. Eriti, kes on 3. päeval sündinud. Nii et ma võin siin palju asjadest rääkida, nii et... Asja. Ja Alaril on elude numbris 3-3. No. Ja ma kusjuures isegi vist seal... Sa tegid mingi video ka nendest vist? Sellest ja elude numbritest tegin. Just need, kas seal need mingi, või oli postitus meistri numbrid seal? Meistri numbritest on postitused, mul on suletud Facebooki grupp ka numbrite keel. Kui sa oled seal, siis saad postitusi näinud mingil erinevatel aegadel teen ja siis ka videod. Aga mul järjekord jasselt ei ole nagu, see on täpselt nii nagu mis tunne mul tuleb ja mis materjali ma ette valmistan, siis seda ma teen. Et aga kõigest on kõike väga palju informatsiooni. Ja kui te tahate, siis küsige vahepeal küsimusi. Ma küsiks küll, ma ei tea, kas ma olen seda isegi küsinud, et kui nüüd keegi vaatab, kes ei tea nagu sind, miks sa tulid selle või kus sa tulid selle peale, et neid numeroloogiaga tegeleda? Oi, kui hea küsimus. Nüüd me lähme teie teema juurde nagu paari suve. Palju meil aega on, seepärast see jutu väga pikk. Teeme 2 saadet sellest. Teeme pooleks. Teeme kähku. Ma panen nüüd jala risti, seepärast vaadake, kui jalgad, nendel on juba jalad ristis. Siis mina ütlen alati, jalad ristis tähendab nagu selline nagu kaitse või niimoodi. Ma olen ka mingitel hetkedel täitsa täheldan, et kuhu ma ise ei ole tähelelik mõnda, et kuidas mu käed on, et kas nad lähevad niimoodi või siis ma ei tea, jalgadega, okei, ma võin niisama kasti. Ei no hoia seal, selles on, et mina olen nii harjunud, ma olen lihtsalt nii mugav seal niimoodi istuda lihtsalt, ma ei tea, ma ei ole üldse harjunud nagu nii istuma, siis ma ei tunne ennast mugav. Ma ei tea, kas see on kaitse või ei ole, aga... No seda on räägitud, aga mina ka ei tea. Aga vaata, kui sul nagu jutu käigus lähevad nagu käed niiviisi, et siis võid nagu jutu käigus jälgida seda kehakeelt, et okei, see teema vist on natuke mingi hell teema. Ma vaatasin enda pool, kui ma hakkasin rääkima, kui sa küsisid, et kuidas ma seda jõudsin, ja siis ma vaatasin, et nüüd lähme nagu paari suhte juurde ja siis mul läks kohe jalg risti, ehk siis keha tahtis kohe kaitsta mind. Ja, aga sellest ma tegelikult nii palju rääkinud. Siis ma arvan, see on... Kuna mul on 3-7 siin, siis ma olen loomu poolest nii nagu selline Sherlock Holmes, ehk siis uurija. Mind on kogu aeg inimesed uurinud, mind on lapsepõlves peetud natuke imelikuks või teistsuguseks. Et alguses ma ei osanud nagu niimoodi lugeda, siis pärast ma lugesin väga palju, aga miks ma tulin numeroloogiasse? Sellepärast, et paari suhted on olnud sellised lahedalt vürtsikad. Laste isaga oli nagu nitšivoo, kõik oli hästi, lihtsalt see, et ma kasvasime natukene nagu laiali. Et see on kõik okidoki. Aga ülejäänud järgnevad suhted oli, kui me räägime nartsissismist, siis ma astusin ühest nartsissistlikust suhtest teise. Ja siis oli see, et nagu, ma ütleks, nagu te ka kindlasti usute seda või tunnetate, no sinuga ma rääkin ka nendel teemadel, sinuga võib-olla vähem, aga ammu. Ehk siis see, et meie ümber on ju need inimesed, kes me ise seesti oleme. Et kõik on ju meie peegel, on ju. Ja siis mingi hetk, kui ma sain aru, ma alustasin seda enesearengu teed, mingisugune nüüd võib-olla 10 aastat tagasi või nii. Ja siis ma mõtlen, et aga siin peab olema midagi, kuidas aru saada, et kes on kes ja natuke nagu kiiremini. Mitte see, et nagu on see mingi programmeerimise aeg, ütleme niimoodi. Aha, kas see oli siis sul mõte, et enne kui sa inimesega tuttavaks saad, siis sa küsid need numbrid tema käest, no, siis sa saad teada, kes ta on? No ma olen nüüd umbes paar aastat siin olnud selles numeroloogias aktiivne. Enne seda oli horoskoobid. Ma olen horoskoopi üldse mul väga palju meeldinud nagu kuulata, aga no siis kuuladki, no see on selline tüüpiline, on ju. Ai kalad ja ai kaljukits ja no neitsid, no nii selge. Siis mõtled, mis selge, nagu räägi. Noh, siis umbes niimoodi mõtled, aga tegelikult siis oli astroloogia, mis mind huvitas, aga astroloogia oli minu jaoks natuke keeruline, sest liiga palju nagu planeete. Ja mul on pea täiega sassi.
ja siis human design'i nägin, siis sina ütlesid, et sa sellega tegeled, eks ju. Ja siis ma vaatasin ka, et appi kui palju võõrsõnu, sest ma ei oska inglise keelt. Ja ma mõtlesin, et sa oled täiega raketiteadus, enne läheb issand päike looja, kui ma saan teada, mis inimene ta on. No siis ma ei osanud nagu, ma tahtsin nagu kähku, nagu väga kähku ja siis nüüd on näiteks numeroloogia, aga mul piisab näha, et sa oled 2. päeval sündinud, sa oled 5, on ju. Ma tean juba põhiolemuse ära selle järgi, siis kui ma näen juba siin näiteks kuud ka järgi ja siis kui ma saan aasta, siis ma hästi kähku niimoodi rehkendan ära selle edukuse koodi. Edukuse koodi, kui ma näen, ma tean peaaegu, et nagu kohe tema plussid, kohe tema miinused. Ja siis ma mõtlen hästi kiiresti peas läbi, mina olen 16 päev sündinud, mul on 7 siin esimene, siis ma mõtlen, kuidas 7 ja 5 omavahel läbi saavad, kuidas 7 ja 2 saavad omavahel läbi, mis on plussid, miinused. Aga mul käib see kõik nagu hästi kähku. Ei no jaa, ma mõtlen, sul olid siis mingi numeroloogiast mingid teadmised olemas või? Millal? No kui sa otsustasid seda õppima minna? Vaata, ma paralleelselt uurisin astroloogiat ja numeroloogiat, ehk siis sellest on võib-olla umbes 4 aastat juba möödas, kui ma hakkasin uurima seda, et miks ma astun kogu aeg nagu ühest nagu porilõigust teise, ehk siis ühe 14 aastat oleva suhte lõpetasin, aga astusin nagu kohe järgmisesse, mis oli siis kas 2,5 aastat, ma enam ei mäleta. Ja siis ma saan aru, okei, nüüd ma saan aru ka see, et on ju karmavõlad, on ju, ma sain ka aru, et ma pidin veel saama ühe nutsaka või sutsaka, et siis on kõik, on ju. Nüüd ma sain aru, et märgid ütlevad, et on kõik. Aga ma mõtlesin, et aga tulevad ju näiteks koostööpartnerid. Siis kuna ma olin ettevõtja, olen ettevõtja praegu ka, et siis tulevad ju töötajad. Mingi hetk tuleb nagu sats inimesi ja siis on see, et nagu oleks vaja teada, kellel on nagu rohkem milliseid oskusi. Näiteks selle koodi järgi on väga hea vaadata, kes mille jaoks on hea. Seepärast, et kui on näiteks siin number 5 ja ma mõtlen, mida ma sulle ütleksin, et sa peaksid näiteks hakkama vundamenti laduma või hakkaksid telliskive nagu vedama. Ma ei näe mitte ühtegi telliskivi vedamise nagu seda. Sa võid suvile jaoks teha seda, aga see, et su põhitöö oleks 8 tundi päevas, siis ei ole. Aga ma praegu mõtlen sina, et ehituse peal esiteks, et mees ka, aga siin on näiteks number 7, mis paneb juba seda, et see on aktiivsem. Muidugi, kui ma näeksin sünnikaardi juba rohkem, siis ma näen juba seal rohkem. Mul on praegu üks sinna väike uurimine, ma tahaks teada, see on hästi huvitav, on numbreid palju kuni 22 sünnikaardis. Ja teatud numbritel nüüd nad juba räägivad minuga rohkem, kui ma teen sünnikaardi lahti. Ma tahaks teada, vaata, kes on siin nagu päris tavaline mees, ütleme nagu Vene aeg, kunagi olid nagu lihtsalt töölisklass või kuidas neid nimetati. Sest me ju kõik on räägitud, et ju eestlased on mingi põllumajanduse rahvas või põllumajandus, lapsed sünnitati põllu ääres ja kohe naks mind jälle edasi asjadega. Aga mis number see on siis see nagu üdini teenindamise number? Jah. Ma juba enam-vähem tean, aga ma ei ole nagu puhast tõde nagu leidnud. Eks kuna mulle 7 palju, ma olen nagu totaalne Sherlock Holmes. Räägin juurde või? Kas seal, ei ma mõtlen, aga nüüd korraks lihtsalt minna selle human design'i peale, siis sealt nagu keerab nagu vastupidi see. Ta ei ole vastupidi, ta ei ole, aga seal on nagu natukene teistsugune info, aga näiteks kui ma number 5 räägin, eks ju, sa ütled, et see on õpetaja number, eks ju. No see on hästi laias laastus õpetaja, eks. Jah, et siis human design'i järgi mul on profiil on 2-5. See tähendab siis, iga number seal tähendab midagi, et 2 on siis erak ja erak on siis see, kes nagu võtab oma aega kogu aeg, et tal on vaja üksi olla ja siis oma koopas olla mingi aeg ja siis ta tuleb välja ja siis 5 on ketser. Ja ketser on see, keda põletati kunagi, eks. Ja sellest ma arvan, ka see hirm nähtavaks tuleku ees. Mul ikkagi mingi alateadlik hirm on kogu aeg olla nähtav. Et see võib olla seal kuskil raku tasandil on ju, et ketserid ei armastata üldiselt, sest ma võin öelda nii teise nurga alt asju lihtsalt, et see tuleb nagu nii suure üllatusena tavaliselt inimestele ja siis nad kukuvad kukla peale. Kas sinu kohta oli see ütlus, kui ma nüüd ei eksi, et sa ütled vahest nagu tõe ilma filtrita? Ja, ikka. Oli see lugu, jah? Ja see on meil ka sinuga nagu sarnane, sest sul on number 51, seal üks värav ripub, on ju, mis on siis see šokivärav ja minul on see jällegi Kironis see sama värav, see 51 on ju. Ma nüüd sinu kaarti ei vaatan, ma pärast vaatan. Jaa, huvitavast veel. Et need 51 kuidagi alateadlikult tõmbuvad oma vahel, sellepärast, et need on sellised tõsiselt otse omadega numbrid, on ju. Nemad on sellised, et kui keegi seal luigutab seal
kuskil kuristiku ääres, et vaatab, et kas hüpata või mitte, siis tuleb see 51 ja paneb jalaga tagumikku sellele ja ise läheb, täitsa tavaliselt läheb minema, eks ju. Kohe sa seal seisad on ju, hüppa alla. Et see on selline tõsine siuke šokivärk, eks. Ja see tuleb vahest nii spontaanselt see, mida sa ütled, et sa ise ei mõtle üldse. Aga siis see inimene, kes seda nagu vastu võtab, siis see läheb kaameks näost. Mul on lihtsalt, ma nagu ise olen nagu pannud seda tähele, et kuna ma seda asja teen nagu. Siis inimesed, ma võin öelda seda, ma ei lähe võõrastele inimestele ütlema, aga niisuguse tuttavatele ma kuidagi tunnen, et ma olen sõber, ega ma ei taha ju kellelegi, ega ma siis, miks ma peaksin sõbrale halvasti ütlema? Ma ei taha ju halvasti öelda, et see on nagu ikkagi mõeldud nagu positiivselt. Aga on tulnud ikka kordi, kus tagasiside tuleb see, et ma nüüd nagu, et hullemini ei võinud nagu öeldagi, et. Mul on sama lugu päriselt, see on meil sarnane. Ja mis nagu ma olen vaadanud mu tutvusringkonnas üldse, sõprade ringkonnas on väga paljud sellised selle 51-ga, et me kuidagi nagu tõmbume, sest me mõistame üksteist. Et näiteks kui sina ütled siin midagi väga otsekoheselt, ma üldse imesta, kui sul ka see 51 on, sest ma kohe tajusin ära, et see on ka 51. Me saime aru sellest naljast, see on selline natukene valus nali, eks ju, mis me teeme. Aga see on nagu nii otse ja aus, vaata, või siuke omamoodi nali, eks ju, et mulle väga meeldib selline. Huvitavaks teada, sul minu see kaart on lahti, et silm visata peale, sa vähemalt võtsid kaasa, prillid on siin all. Ei ole vaja neid või? On ikka. Jaa, lihtsalt ma kohe ja mul on ka lugemisprillid, nii et ära. Olete te mõelnud selle, ma lähen natuke võib-olla esoteeriliseks, et kuidas on võimalik, et kõik on nagu numbrites? Matemaatika nagu oleks välja arvutatud kõik, et inimesed nagu käituvad ka nagu matemaatiliselt siis ju, kui tulevad need siuksed numbrid ja nüüd human designis on nagu numbritega, et. Aga ma mõtlen seda, et kas ma sain õigesti aru, et sa ütlesid nagu neid tarokaartide mingid tähiseid sinna taha või? Mis sa ütlesid, see mitte keiser, aga kes oli? Erak. See on ju tarokaartide. See on tarokaartidega ka nii, aga kõik numbrid ei kattu human designis tarokaartidega. Okay. Et sinu profiil on siin, ma vaatan, on 4-6, eks ju, et see tähendab siis 4 on oportunist ja 6 on eeskuju, et see on see, nendel kuutel on siis selline 3 etappi elus, et on see esimene veerand etapp, kus sa siis nagu koged enda peal kõike, mis kogeda annab, on ju, ja siis see võib päris raske olla. Ja siis tuleb see järgmine etapp, mis on siis 30-ndast umbes eluaastast kuni 50-ndani, siis sa oled siuke vaatleja rohkem, vaatad, kuidas teised kogevad neid samu asju ja siis mõtled, et päris huvitav, nii saab ka, on ju. Ja siis 50-sed saab sinust eeskuju teistele. Vaata, kui huvitav, ma olen peaaegu 48 saamas. Ma siis, kui kuulisin ka mul see on seal mingi 2 aastat pluss miinus, eks ju. Nagu. Hakkad jagama siis seda oma teadmisi ja kogemusi, mis sul on ja siis oledki teiste inimeste eeskuju. Ja siis number 4 on see, et sul on ainult läbi inimeste tuleb sul elus kõik. See on huvitav. Inimestega suhtlemine tohutult oluline. On jah? Mis Alar oli 1,1,3? Tema on 1,3. No Alar on selline, kes eluaeg kogeb oma nahal kõike. Nii. Nagu sellel ei tulegi lõppu. Tipu. Ta on siuke uuri avastaja. Ma olen jah, vaata, mul on vaja, mul ei piisa sellest, et kuskil raamatus kirjutas. Mul on vaja ikkagi. Ise läbi käia. Ise ja kui mul on endal kogemus, kindel kogemus, siis on ka nagu see kindel teadmine. Ja kui on mul kindel teadmine, siis ma võin nagu sellest rääkida. Nii kaua, kui see on kellegi teise arvamus või siis sa ei ole teiste käest õppija. Sina õpid alati enda nahal. Mulle nagu jah, mul on nagu sisemine tekib see, et see on nagu mingis mõttes nagu silmakirjalikkus. Ma räägin sellest, millest ma ise mitte midagi ei tea. Põhimõtteliselt teab nagu see tunne sinna juurde. Et siis jah, eks ma siis tänu selle siis ongi, mul on vaja kõik asjad ära kogeda, võib-olla siis kui kõik kogemused on kätte saadud, siis võib-olla julgen hakata nagu siit edasi minna. No aga selle järgi ma saan aru, kuna see on inimesel, ega see ju ei muutu, no siis järelikult sa jääd ju kogema kogu aeg, eks ju.
ja see, et mis on näiteks sinu, kui me võtame selle numeroloogias on 33, siis on meistri number, ehk siis see on tegelikult vaimne õpetaja, vaimne juht, see on juba kõige kõrgem tase, et siis on nagu terapeut, psühholoog, sul on nagu kõike, aga me ju, kes tunneme sind, siis tal on juba ammu see ju sees olemas, on ju. See ainult ootab nagu välja tulemist, ehk siis lõpeta nagu see proovimine, sa oled juba proovinud. No näed, eks võib-olla selle podcasti tegemine on üks sellest, et nagu õppida oskama võib-olla paremini ennast väljendada. No see tuleb omal ajal, ega siin ei saagi keegi ütelda, millal see on päris õige aeg nagu välja tulla. Aga vaata, kui ma olen olnud nüüd juba lasteaias saadik, ma läksin koridori, sest ma ütlesin kasvatajale, et minul ei meeldi esineda, mina laulma ei hakka. Ja istusingi seal koridoris ja ei laula ja kõik. Ja siis vaatasin, mäletan tookord, mis ma võisin olla mingi 5. Vaatasin nagu ühe korra sealt läbi akna. Kurat, kõik laulavad, mina pean siin üksi pennist. 3 korda vist oli. Siis otsustasin, see on see, siis toimub see hirmust läbi minek, et ma teen selle ära lihtsalt, et kuidagi edasi minna selle asjaga. Läksid siis laulma või? No käisin jah, ega mulle ei meeldinud, aga mingil hetkel oli nii, et ma käisin kas 3. või 4. klassis, ma käisin näiteringis, siis ma käisin mööda Eestit esinemas ka, aga siis jälle nagu vajus ära see, et nüüd on nagu, tunned jälle siin, kui meil on need pereüritused olnud jõulude aeg, et vaja luuletust ja ma olen vihanud seda, ma ei tea, peaaegu 20 aastat, et ma pean ämma juures jõulukinkide saamiseks mingit luuletust lugema. Aga nüüd ma arvan nüüd siuke kuskil äkki 2 aastat, mul ei ole see enam nagu, pole enam probleemiks olnud, aga enne seda oli, see oli niimoodi, et ma mõtlesin, et ma ei tule sinna Eesti, sest ma tean, siis ma pean hakkama luuletust lugema. Teisalt on nii pull. Kes sina, Heidi, oled? Mina olen 25 ja generaator, et see on nagu selline erak ja ajan hästi palju ruumi endale. Vaata, kui huvitav, edukuse koodis on ka 2 korda number 2 ja siis number 5. Mina näiteks ütleksin numeroloogiliselt seda, et need 2 on see, et just, et sa peaksid nagu häälega ennast väljendama, sinu selline nagu me räägime edukuse koodis, siis rahaline potentsiaal liigub läbi naiste ja laste ja ma ütlen alati, et naiste energia on väga tugevalt seotud lastega. Sinuga praegu. Sorry, ma jäin siia paberile vaatama, aga ma vaatan 2 ja 5 ja kui suures Alarile mul tuleb meelde, et ma olen seda sama juttu rääkinud. Ma just mõtlesin. Jaa, täpselt sama juttu. Sul on edukuse koodis on 2. Et kui inimest üldse niimoodi vaadata, siis sinul on muidugi seda armastuse numbrit väga palju läbi sinu mingisuguse tegemise, mida sa teed, sa suudad muuta inimeste, ütleme, sisemõtlemist või sisemaailma juba ilusamaks. Ehk siis, kui sa oleksid terapeut näiteks, kelle juures või ma ei tea, psühholoog, mida iganes, või teeksid näiteks massaaži või paneksid, ma ei tea, juuksepikendusi kasvõi on, siis läbi sinu, saad aru, juuksepikendused on nagu füüsiline ilu, aga läbi sinu sa tervendad nende nagu, nendel tekib kohe see, et ma suudan, ma saan hakkama, väga hea. Teed hingi ilusaks. Jah, aga sina oled selline kuidas ei ole üldse, 2 ei ole selline. Olen küll. Aga 5 on küll ja selles suhtes 5 on see, et mees sul jookseb võib-olla Kiki Varvukil kogu aeg kodus ringi. Ei jookse, näete, ei jookse. Selline oli. Koer jookseb siis küünte peal. Meil ei ole koer. Nägid? Meil käib hoiu koer vahest. Ma ei hakka enam pakkuma. Aga minu meelest on... kas sa leidsid mul seda 51 või leidnud või? Sul ei ole siin kaardis, aga ma ei ole, siit ei näe kironit, et ma pärast vaatan, siin on rohkem aega vaja. Ta paneb kommentaaridesse. Kiron on see, mis meie lapsepõlve haav on, see asteroid. Seal võib sul olla küll. Minu meelest see human design jällegi võrreldes, see on minu isiklik arvamus, ma olen siin hästi vähe nagu nina toppinud. Aga seal on nagu nii palju selliseid versioone. Mahukas, on küll. Ja siis numeroloogias näiteks selle, et mingi 5 numbriga ühest inimesest ma saan praktiliselt rääkida nagu põhituuma ära. Et sõltub muidugi, kas see on hommikupoole või lõunal või õhtul. Õhtul ma olen juba selline, et ma ei jaksa palju rääkida, aga hommikul ma olen hommiku inimene, ma võin väga palju rääkida. et selles suhtes jah, et mulle sellepärast, sa küsisid, kuidas ma seda jõudsin, sellepärast see on lihtne.
kuna ma olen maskuliinse energiaga, siis ma tahan, et asi oleks lihtne ja selge, et mul ei ole vaja nämmutada. Ma ei ole selline tüüpiline naine, kes niimoodi ja. Aga kui rääkida siis, mis oli see esoteeriliselt või üldse kogu selles maailmas, no kui ainuüksi võtta näiteks see asi, siis see on ka tehtud ju mingisuguste numbrikoodide alusel. No, kõik asjad. No, numeroloogia on ju kogu see universum. Sest minu meelest on mega lahe, mida ma alati ütlen inimestele ka. Kui tal on vähegi võimalik, mina olen seda teinud ja numeroloogiaga ma sain ise ennast nagu lahti muukida ja ma muugin kogu aeg ennast lahti. Iga kord siin, kui mingi klient tuleb, siis ma jälle vaatan, et nii huvitav, et see mul on täpselt sama number. Ja siis on, ma ei tea, kuidas teil näiteks, no sinu puhul vist ma praegu seda ei saa vist ütelda, aga sinu puhul kliendid tulevad ju peegeldama sulle mingisugust sinu asja. Mingid teemad, mis on kas kunagi olnud, on ju, või siis väga palju psühholoogid räägivad, terapeudid seda, et võt, kui tal oli mehega näiteks probleeme, on ju, või siis naisega, siis hakkasid tulema need mingi suhte probleemidega kliendid. Et minul tulevad näiteks ka mingid teatud perioodil, kui mul on näiteks enesehinnang võib-olla nõks madalam, siis nad tulevad just sellega, et seal on sõltuvuste numbreid palju. Noh, 15 on üks, see on kuradi number ja siis tulevad. Aga see, millest ma üldse alustasin rääkimist, on see, et uurige ennast astroloogiliselt, uurige ennast human designiga, numeroloogia, ma ei tea, tarokaardid, ma ütlen niimoodi, mulle väga endale meeldivad tarokaardid, aga ma kunagi lugesin neid ka, aga see on ikkagi nagu ennustamine, need, kes on juba väga sellised juba pikka aega selle tegelevad, siis käige visake nina sinna sisse, aga võt mina ütlen numeroloogia, see on A ja O näitab teist, astroloogia A ja O, human design A ja O, need on nagu sellised asjad, mis võt kõigil võiksid kodus olla. Selles, et need kõik täiendavad üksteist, mina olen kõik need võtnud endale. Seepärast, et see on ka nii, nagu ma ütlen numeroloogiliselt, see on su kasutusjuhend, see on täpselt nagu passis numbrid kunagi ei muutu. Human Designis ka tehakse sul see sama asi lahti ja see on nii. No, Human Design päriselt on selles mõttes väga hea, et ta näitab ära sinu potentsiaali. No, väga paljud inimesed ei tea oma potentsiaali, eks ju. Et no, kui ma sinu kaarti siin vaatan, eks ju, no siin on, sa oled tohutult hea müügimees päriselt. Oh, jaa. Sa oskad nagu Eskimole müüd lumega maha. Näita, milline asi see näitab seda? See siin. See üks pruun triip. Kuningas minister ühes isikus, no, sina allu küll ei ole kindlasti kohe. Seos ma kõigile meestele olen seelikud selga saanud. Ainult oma firma on sul nagu... Räägi veel, oodage, meil on konsultatsioon praegu. Hästi hea intuitsioon on sul. Näed teistest talenti, tood seda esile. Ise oled muidugi andekas. No näed see tema... Jutuvestja. Tohutult ja jutuvestja. Jube hea lubaja, kui suures kogu aeg unustan. Mul on nii palju... raamatuid kirjutada täitsa vabalt. Kui suures mõtlesin seda ja, aga... No siis on see väga sellised arvamusi on sul hästi palju kõigest. Mis mu mingi tugevam negatiivne asi sa võid avalikult ütelda, mis sa siit näed? See ei ole nagu negatiivseid ma ütlesin, et ma olen täiuslik. Ma ütlesin teile juba midagi. See ei ole nagu selles mõttes negatiivseid asju. Siin on nagu on ka numeroloogias on see varjupool, on ju. Ka human designis on varjupool. Kui inimene elab seal varjupool, võt siis on see võib-olla tema elus nagu tuleb selle negatiivsusena välja, eks. Aga alati on kaks poolt nende asjadel ju. Et kui sa elad seal positiivse poole peal, siis siin on see tohutu potentsiaal päriselt. Jaa, selles võttes, et jällegi ma ütleksin väga palju nagu kattub ka, et mina kui näiteks vaataksin ka mingit naist või meest selle koodiga, mis minul on, siis see võib olla väga hea, kui me räägime nartsissismist või väga negatiivsest inimesest, siis näiteks 7, kui on ikkagi väga miinuspoole peal, see on jube egoist, jube raske inimene võib see olla. Ja ma tean näiteks ka 16 päeval, kui ma rääkisin videos, kes on nartsissistlikud, no see sõna on kõige lihtsam praegu nagu välja ütelda suust. Negatiivne ei kõla nii uhkelt, vaata nartsissistlik, siis on kõigil kõrvad kikid, äkki on minu number. No võt, siis meis kõigis on seda, aga ka minu näiteks 16, mis mul on, siis need võivad ka jubedad inimesed olla. Eks see vist ka sõltub sellest lapsepõlvest, on ju, et see ikkagi mõjutab, sest human designis on ka ikkagi see lapsepõlv ka mõjutab ikkagi päris palju, et miks inimesed ei näe oma potentsiaali, eks. Kui sul on ikkagi öeldud terve elu, et noh, sa oled on ju loll, on ju, no siis sa ei usud seda, eks, aga siis sa võib-olla ei näe seda potentsiaali, et kui tark sa võid olla päriselt. No mina ütleksin niimoodi, minust väga head psühholoogi ei tule. Mina olen selline, kes ütleb, vaata käega pane laua peale, ütleb, et nüüd on nii. Sa võtad kätte, hakkad endaga tegelema või siis on nii, et game over. Näiteks see Aleksis Varnur ütles ka nii kihtilt, no me oleme mõlemad 16 või 3 sündid ja siis oli ka niimoodi, et
Merike, jäta nad oma karma asjadega seal, nad peavad oma õppetunnid saama. Ma mõtlesin, et praegu ma niimast rahulikult nagu maha rahunenud, sest kui ma natuke räägin inimeste, nagu teiega olen ka praegu siin kõrvuti, teid ma tean, aga mul piisab natukene näha numbreid ja siis sa kuuled isegi ilma numbriteta, et me ju kõik saame aru, kes on kes. Ja siis vaata sellised väga miinuses inimesed ja siis kui nad veel jauravad seal 50-60 aastaselt, et nende lapsepõlv, tead mis, vaat mul oli ka lapsepõlv. Aga need sain üle, näed, mis sa teed? Aga muidugi see on täitsa, mina ütleksin, valikute küsimus. Ja kõik need asjad, näiteks mis mulle meeldib numeroloogiliselt on see, et kui ma nägin oma seda hingemissiooni, mis on siis sünnikaardis, mis sulle ma ütlesin ka seal suulises on ju, sina sünnikaardi analüüsi vist ei ole saanud, on ju, edukuse koodi oled ainult saanud. Ei, mina ei mäletan. No vot, aga on see asi, et kui ma nägin, on ju, siis mina olen vaimne õpetaja, vaimne juht ja selline, see vaimne juht peabki käima poriloigudest läbi. Ja siis ma mõtlesin, et sul oli ka vist äkki? Jah, võimalik. See kohvilüht tuli praegu. Nii, aga minu meelest sul oli ka midagi ja siis kui me rääkisime, no Heidi sai mu käest selle sünni analüüsis suulise. Jah, et aga vaata, kellel on see hingetee missioon, jah, see ütleb 3 numbrit tuleb siis sealt sünnikaardist. Ja kui sa näed, et see on selline midagi ülevat või midagi nagu suurt, siis sul on 2 varianti, et kas sa jääks sinna nagu oma miinusesse, et mul oi, vaat selline oligi, nii raske oligi, näed ema on ikka vaat selline. Või siis sa lihtsalt pühid põlved puhtaks ja ütled, et jess, nüüd ma tean, ma olen niivõrd tänulik kõigile sellele õppetunnile, mida ma sain. Vot. Ma võin nii palju sellest rääkida, sellepärast, et see on lihtsalt see asi nagu Alex ütles ka, et jäta nad Merike rahule. Ma mõtlen, kurvi, kuidas mõnelt taksod siit kinni võtta ja raputada, et sa saad. Ja nüüd sa siis leidsid endale mehe, ma saan aru. No ja siis sa vaatasid kohe ära tema numbrid ja siis vaatasid. Ma ei olnud veel nii professionaal, seepärast enne tulid mul liblikad kõrri. Roosad prillid tulid. Siis tegelikult teate, mis oli üldse nii huvitav lugu. See oli nii, et alguses ta ei olnud mitte midagi, nagu ma ütleks niimoodi. Sest ma olen ju hüpanud nagu ühest nagu porilõigust teise ja mida ma nagu vaatasin või otsisin inimestest oli see, et nagu see, kas välimus, minu jaoks pidi olema mees nagu tegija. Selline nagu, vaat need nagu mustad poisid, mitte mustad poisid, pahad poisid. Aga mul nagu sikutas sinna poole, vaata. Ja siis ma võin ikka välja ütelda, kus ma sain ka selle tüübi. Ma olin mitte kaua, minu jaoks on siis 2 nädalat oli mega kaua ilma partnerite või üldse niimoodi ja siis, mis sa naerad? Ei, kuulan, huvitav. Aga seda lugu te ei tea või? Ei tea. Totikas lugu. Minu pojad ainult teavad vist seda äkki. Eks ma kanalil ma ei ole rääkinud. Issand, jumal tõbet avalikuks selle, jah. Assa. No ma räägin, mis 51 teevad panevad rääkida. Siin on see tõe värk, vaata. No, ja Tinder oli sõbranna poolt tehtud. Ei, see oli nali. No siis ma ütlesingi poistele, et teate, teeb Tinderi. Ütled, et me sisse, jumal, mida sa teed? Ma ütlesin, no ma ei tea, et no proovin ära. Aga siis ma tegin sellised pildid endast, sellised mitte midagi ütlevad pildid. No umbes nii, nagu 15 päeva oleks nagu koristanud seda aru. Ma mõtlesin, et midagi voodis, kui mingit sihukest. Helista vaid mulle, mõtle vaid sulle. Ei olnud kahjuks sellist. Ma olin täiesti mingi lampi antsu pildid. Ilma värvimata ja siis mõtlesin ka, et võimalikult kiiresti tahan saada selle inimese nagu, et kuidas ma ütlen, et ma olen ise vaata panen ripsi pikendusi, siis kui ma küsin, et ma kuulen, tead, ühed on 5 aastat, 10 aastat Tinderis ja siis ma mõtlen, et jumal, mina ei viitsi, mul ei ole aega, ma tahan kähku nagu saada, et nagu kähku poiss majja. Aga siis mitte nagu selles mõttes, et kähku nagu, et juba 2 nädalat olen üksi olnud. Saab õigesti aru, et ma olen ikkagi inimene. Et aga ma ei mõeld seda, et mul ei olnud nagu see, et saaks nagu voodisse mingisuguse eseme sinna saada, vaid lihtsalt ma mõtlesin, et aitab küll. Ma ei viitsi enam jännata nende tüüpidega, kuigi Tinder ei kõla üldse nagu usaldusväärne koht, eks ju. No ja siis oli niimoodi, et esimene päev, sobisin küll väga paljudele tüüpidele, vaatasin, et ei viitsi, siis õppisin ära selle, kuidas nagu kas õige või vale on ju. Ma ei mäleta, kuidas match või mitte match. Jah, sa Tinderis olen kunagi olnud. Assa, kinni. Mingi aeg olen olnud. Mis sa arvad, kuhu on õige pool, vasakule või paremale? Niimoodi vist oli. Nüüd, kui sa ütleb õige... Vaat see keha vällu. Kuule, kui ta ütleb õige vasta, siis tal on Tinder olnud. Anu, kuule. Ma praegu selle testa. Eks see vasak on ei vist. No okei, vahet ei ole. No, mis sa vahet? Kui sa oleksid kähku öelnud praegu vastasi, siis sul on Tinder olnud.
on olnud jah, on mul ka olnud. Nägite? No vot, kellel ei ole olnud kõigil ajaviiteks ikka vahest. Ma arvan, et kõigil on. Kommenteerige. Kes korragi üksi on jäänud, siis ikka mingi hetk proovid ära selle asja vist. Mul on reit ka kunagi olnud. Mul ka. Siis mul ei olnud suhet. Kirjutage palun siia alla, millistes portaalides te olete vestelnud. Ja võt, ma tean, et Tinder on tegelikult hea koht. No siis mul läks praktiliselt nii, et mul läks 3 päeva. Ja siis oli nii, et üks kirjutas ja ma vaatasin, et nagu päris mingi perussoomlane. Ma mõtlen, et no okei. No teised on kõik olnud mingisugused väga ilueedid, ma kohe kindel ei, mingid ilueedid nagu ei tahtnud. Ja siis ma mõtlen, et esimene täitsa nagu tavaline. Ma mõtlen, okei, no võtame. Aga nii sitke tüüp oli. Mingi, ma ei mäleta, kas see oli mingi 3. päev äkki. Kirjutan talle, kell oli mingi kas 7 või 8, ma isegi ei tea, vaata praegu kella poole ja kas ma helistada saan? Mõtlen, küll, ma olen praegu nagu pesema, helistama. Mõtlen, kuhu sa helistad praegu on ja siis mõtlen, kas ma saan helistada, mõtlen, et no see peab küll jube kaak olema. No siis mõtlesin, et oota. Pesin ära ennast, siis mul oli veel juuksepikendused ja kujutage ette, mis siis veel juhtus, see oli jube rahuul. No kuna ma olin lahku läinud, ma vaatasin 2 päeva enne just ära nagu auto. Eks mul oli enne, ma ei vaata mingi Ford roostetanud, aga ma olin just vahetanud ära Mersu peale. Nii, juuksepikendused, Mersu oli 2 päeva tagasi saadud, nii lõhnas saad aru, mul oli veel müügikuulutused olid peal. No aga tüüp, jumalast tavaline tüüp. Ja siis ma mõtlesin, korja, no rääkisime ära siis kõik ja no mis ma seda autojuttu räägin, siis ta ütleb, kas saaks kohe kokku? Ma ütlesin nagu megakiire on tüübil. No siis ma mõtlen, et okei, no siis vähemalt näeb kiiresti ära. Ja siis ma ütlesin talle ka, et okei, ma saadan sulle ühe bensuka aadressi, seepärast ma olen ikkagi maskuliinne. Ma ei lähe kohvikusse tüüpidega, ma tahan kohe näha, mis ta on. No mitte mina ei tahtnud tema tahtis. No ja siis kodu juures on ju, kuna mu kodu on nagu siin ja siis ma andsin siia bensuka, aga ma ise sõitsin bensukas nagu jube ringiga. Nagu, no seepärast siis vaatan, et mõtlen, mis kuradi autod seal on, vaatan, mingi Mitsu. No okei, no Mitsu siis Mitsu, ikkagi no inimene on ju, siis lähen sinna tutika Mersuga, no mitte tutikas, aga saad aru, autopoe lõhn veel küljes ja siis pestud valged juuksed, siis mul oli see jopel, kus mul on Gucci kirjutatud, eestlane. Noh, saate aru, siin on kõik öeldud, on ju. Ja siis tuleb mingi lodimüts, on peasuusamüts, just hakkas tööle minema, on ju, habemega, siis punane, mõtlen, et okei, räägime kähku ära lihtsalt, mis värk on nagu. Ja siis aga saad aru, mina jätsin ju nii vale mulje endast, no sa saad aru, siis ma ainult küll meigitud, aga no tüüpiline selline hea, et mul veel polnud nagu botoxid pandud ja ripsipikendused. Muidu oleks täis laks, tiss on nii nagu suur iseenesest, perse ka nagu laev. No nagu kõik võt niimoodi. No me oleme naerdnud nii palju sellepärast, et ta ütles, et tead, mul oli sinust täiesti vale ettekujutus. Ta mõtles, et mis asja otsa tema nüüd on kukkunud, kui ta nägi mind esimest korda. Mercedes, juuksepikendused ja siis Gucci-Mutsi Versace ja siis ma mõtlesin, et alleluja, see pole üldse minu tüüp veel kusjuures, mitte see mees, aga mina ei ole tavaliselt selline. No te teate ka, et ma olen suht prosta, aga vahepeal lihtsalt meil ikka tulevad trükivead sisse. Ei no praegu kuuldes, siis ma mõtlen küll, et sa räägid kellegist teisest. No võt, aga no oli see periood, kuna mind jäeti nagu maha, ma pidin ju näitama, et ma olen ikkagi midagi väärt, on ju mingi teise naise pärast jäeti maha, võt ma näitan, vaata 45 aastane naine, võt võib olla välja nagu, paista nagu 25 täielik crazy, mis ma siis olin. No siis okei, ja siis räägime, mõtlen, issand, kui huvitav oli rääkida. Tead, see tavaline mõnus, muhe tüüp ja ma kohe tundsin, et nagu midagi siin on. Ja siis ma ütlesin talle, et mul on jube janu. Ma tahaks jubedalt juua, et kas sul on nagu vett ja siis ta ütleb, autos on. Ja siis ma mõtlen, et mul on alati visiitkaart, kui ma näen, et mees ja autoga, kas auto on puhas. Ja vaatan, mine pekki täiesti nagu kõik kokki-tokki. Ja mis tal oli? Tal oli Eesti Värska pudel. Ainuke vesi, mida ma ei joo. Värska on ju soolane ja ma ei joo seda, aga see, mis oli kompliment mulle, et see oli Värska, seal luges Värska. Ja siis mõtlesin ka, et issand juba saad sa aru, esiteks, et sul on auto puhas 5+ juba müüdud. Teisalt mõtlesin, äkki on petant, vaata, päris petanti ka ei taha, seepärast, et mulle meeldib see nagu sobilik. No, aga siis nüüd, kui ma lähen numeroloogia juurde, no nüüd meil on leivad ühes kapis ja kui ma nüüd numeroloogiliselt räägin, siis ta on tarokaartide ka, teate, ei tea. Ja, mul on ka. No võt, siis teie teate, siis kuulate ka ja teist ka niikuinii on väga palju, siis tema on sündid 13. 13 tähendab tarokaartide mõiste suur arkaan, see on surm, ehk siis taas sünd. Ja mina olen 16, ehk siis torn. Suurte arkaanides kõige vingevad numbrid said kokku. Ja see on ainult, ütleme siis numeroloogiliselt ka 2 numbrid, kes 11 nagu seedivad. Sellepärast, et me oleme mõlemad niimoodi nagu, me kogu aeg nagu lammutame, tekitame, lammutame ja 13 nagu vapsee, nagu selline nii välja kannatamatu aeg-ajalt.
ja näiteks kui teil on 13, kommenteerige ka siia või te tunnete kedagi, siis mida nad tavaliselt lapsena ju saavad, on see, et neid peetakse ADHD-ks ja siis nad on nagu crazy'd aga neil ongi, nad on jube temperamentlikud. See on lihtsalt nüüd see 13, eks ju, mitte kokku liidetuna 4, eks ju. Päev ainult. Lihtsalt ainult see 13. Sest nii, kui ma ütlesin, et sina oled 5, Alar on 2, et siis ma saan juba kohe nagu kerge pildi nagu ära. Ja, aga võtta siis niimoodi, ma ei tea, mis see küsimus oli. Teie ATH-d sobivad omavahel. Ja siis mina olen vahest ka, vestlusõhtul sa ju nägid, kuidas, sa olid ka vestlusõhtul. Siis mul on öeldud, et ma olen nagu stand-up koomik ja ma tunnen, et ma olen täiesti nagu mingi teise rolli ja siis ma hakkan nagu sarkastilisi nalju viskama ja siis mul on see nagu väga temperament ja peale seda ma olen jumalast vait. Muidu kui ma natukene autos ma räägin, et ma olen nii eufoorias, mul on nii energiat laes ja siis ma nagu niimoodi ja siis mu mees kuulab joo, rakas. Ma olen, kas sa võiksid homme sellest rääkida? Ma mõtlesin, ma ei suuda nagu terve ära magada, ma räägin hästi kähku, siis ta ütleb, no räägi hästi kähku, siis ma räägin nagu, sest mis on 13 lugu, tema tahab ka ju rääkida. Ja siis 13 tahab olla tegelikult ka kogu aeg nagu pildis, aga nad ei leia vahest nagu tema abil mina üldse hakkasin YouTube'i tegema. Ja, sest tema ütles kuidagi üle moka, et ta on natuke YouTuberi mõelnud, et YouTube'i võib teha, siis ma ütlesin, mis asja, poiss tule räägi räämalt. Ja mina kartsin siis täiega. Nüüd rääkige ta omavahel, ma ju pets ja lõigast, nii mõnus lugu on samas, sest äge lugu on. See annab lootust nendele tinderdajatele, et ikkagi on võimalik leida sealt. On. Mina ütlen, siis ma olen mehega ka rääkinud, ma ikka jälle võtan kohe juhtimise üle. Ei, räägi, eks sa selle jaoks ju siin oledki. Ja ma olen külaline, ma annan ka tegelikult külalisele alati rääkida. Et esiteks on see, et mõelge ise see asi välja, kui kaua te tahate olla Tinderis. Seepärast, et ega Tinder ei ole selline nagu ajaveetmise koht, see on nagu sa oled eesmärgiga. Mina endale ütlesin, ma tahan võimalikult kiiresti. Ma olin 3 päeva ainult. 2 päeva, siis ma kogu aeg lükkasin neid ära, neid matšusid ja siis 1 päev tuli see kutt on ja siis autos me panime kohe kinni. Tema oli 2 nädalat ja temal oli see päev, oli viimane päev, kus ta mõtles, et okei, ta kirjutab mulle ja siis ta paneb, siis oli nagu lootus läinud, et ma olin viimane nagu. Ja siis ma ütlesin ka, et kui mõnel küsin, et kaua sa oled olnud, ainult aasta. Mis mida? See või 3 päeva. Mida? Sa said siis? Ma muidugi sain kohe see meel. See on see, kui sul ikkagi on nii suur soov hinges, siis see kuidagi manifesteerub sulle. Pigem on see, et energia peab olema õige, sest mina arvan, et need, kes on nagu kaua seal, siis mina arvan, et nende eesmärk ei ole saada tõelist nagu elukaaslast kogu eluks. Nendel on lihtsalt ajaviidet vaja. Ja siis nad ütlevad, see oli nii nõme. Päriselt või? Et siis ju näitab jälle nagu mida inimene tõesti paljud inimesed, kes on tükk aega üksi olnud ja siis räägivad, eriti naised, et ma tahaks nii meest. Aga miks sul ei ole seda meest siis? On küsimuseks, et siis on hea küsida, et kuule, aga ütle mulle, miks sa ei taha seda meest? Mina küsiksin kohe sellise inimese käest ja ma olen öelnud ka, et kui sa kujutad ette seda riiete hoidu, siin on väga head, meil on mitte vaatekaapi, meil on isegi nagu ruumid selliseks, on ju? Garderoobid. Jah, garderoobi moodi asi. Ja siis milline sul see välja näeb? Mitu riiulit sul on vabaks jäetud? See on kohe esimene asi, kus ma hakkan küsima, kuidas sa magad voodis, kas sa laiutad? Või sa magad oma poole peal? Mulle nii meeldib laiutada. Ma ütlesin, et okei, energia ümast vale, sa ei saa seda meest mitte kunagi. Aga nad ise ei mõtle niimoodi. Ei. Et vahest on konsultatsioonis vaata ka niiviisi, et inimesed tulevad, et paneme siis minu selle tulevase mehe, eks. Et unistus ja juba visioon on olemas, illusioon on olemas, milline see mees on ja siis paned sinna välja peale ja siis ta ise jookseb minema. Et siis ta on ise üllatunud. Et tahan ju. Kuidas siis ei taha, nagu pilt näitab, et ei taha. Pole valmis vastu võtma päriselt seda meest endale. Mina ei ole näiteks konstellatsioonis kunagi käinud, et... Ma siin, sul on üks kinkekaart mulle, et sa kinksid mulle juba või? Sa kinksid ammu juba, eks ju? Issu kui hea sa ütlesid mulle. Tule, tere tulemast. See ei ole üldse nii hirmus. Ma üldse ei karda seda, ma isegi pole nagu mõelnud. Mis asja, ma arvan, ma kutsusin sind 2 aastat tagasi võib-olla. Siis ma olin just lahku minemas enne, siis võib-olla see lahku mineku protsess mind ei huvitanud sellist asjad. Võib-olla. Jah, mul oli iseendaga nii palju muresid. Jah, aga okei, aitäh, et meelde tulesid. Jaa, meil oli eile just siin üks töötuba paaridele ja tuli üks imeline paar. Nagu tõesti, esimest korda ja tõesti selline töötuba oli.
ma tõesti tänan. Mis tähendab töötuba siis paaridele? Paarisuhtest rääkisime hästi palju ja siis tegime selliseid väikseid disaine siin ja vaatasime nende paarisuhet. Kuidas mees näeb paarisuhet ja kuidas naine näeb paarisuhet ja need pildid on totaalselt erinevad. Aga mis tähendab pilt, kuidas te paned seda pilti seal kokku? No siis sa võtad endale esindaja ja oma partnerile esindaja ja paned lihtsalt siia selle kuskil siia toa keskele või kuskile paned need esindajad ja siis hakkab see pilt rääkima. Esindaja on siis kas mingisugune mänguasjad või inimesed? Siis järelikult need vaatlejad on need inimesed, keda siis hakkavad neid rolle nagu täitma. Need on nagu numeroloogias need numbrid ja Heidi siis loeb neid numbreid. Et põhimõtteliselt käib see mingis mõttes samamoodi. Jah, mõnes mõttes küll, võib paralleele tuua küll. Kas konstellatsiooni peaks tulema mingi murega või? Ei, miks? Miks peab? Inimesed arvavad, et kas teraapiasse peab minema murega. Ei pea minema murega. Ma lihtsalt küsisin. Võib minna siis ka nii, et saada endast rohkem teada lihtsalt. Konstellatsioon tuleb hästi palju esile seda, kus sa ise oled. Siin saab igasuguseid asju vaadata. Ma mäletan ühes küll oli see, et keegi tahtis nagu hirmsasti, aga siis nagu, et kuule, et sul ei ole praegu seda vaja, et keegi tahtis nagu lihtsalt mingi nalja pärast teha või? No ei, nalja pärast ei ole seda mõtet teha, jah, aga kui sa tahad enda kohta midagi teada, me nalja siin ei hakka ju tegema, eks. Ma arvan, siis on energia väga vale ka, vaata, siis jah, siis päriselt ei ole huvi, toimub ikka, aga ole ettevaatlik oma nende soovidega, eks. Siin tuleb ikka tõsine nagu alasti tõde, et kui sa midagi küsid, siis sa tõesti ka näed seda vastust, seda, mis päriselt on. Ja võib tulla hoopis siukse külle pealt, et mille peale see ei tule, eks ju. Ja see võib olla ka päris ehmatav, üsnagi. See on siis niimoodi, et need inimesed, kes seal on siis nendes rollides, kuidas sa ütled need asetäid välja peal? Esindajad, siis nemad hakkavad siis ütlema või rääkima neid asju, mis nende sees nagu välja tuleb. Siis sina oled olnud seal asendarollis? Ma olen ikka väga palju olnud. Ma arvan, oi jumal, alates 4 aastat tagasi. 4 aastat, jah. Et ikka mingi aeg oli ju päris palju, 2 korda kuus oli kuskil isegi. Mis tunne on olla see asendaja? Kas sa tajud, et see info tuleb kuskilt nagu mujalt läbi sinu või? Ma ei oskagi nagu öelda, see info on lihtsalt olemas. See on kehas. Jah, et on nagu väga siuksi võimsaid kogemusi olnud, et kus ma arvan, sellest on nii palju möödas, sellest vist võib natukene nagu, et mulle nagu, ma arvan, see oli mulle nagu kõige suurem. Oli üks naine tahtis, et tal oli mees kunagi enesetappu teinud ja tahtis teada saada, mis sealt siis oli ja ta valis mind esindama. Ja kui ma kas Heidi vist, kas sa esindasid seda sama naist või tütart, mingi siukene teema. Ja siis kujuta ette, et sa vaatad ja siis niimoodi rinna pealt läheb nagu päikse käes oleksid, niimoodi tekib, hästi kuumaks läks. Ja vaatad neid inimesi, kes on ju asendajad, on ju. Heidit ma natukene sellel ajal, me oleme tegelikult, võib-olla aasta tuttavad ja kes me mäleta seda teist inimest, ma üldse ei tundnud ja sa vaatad nagu, oma peret, sihukene nagu armastuse tunne, et sa oled nagu armunud, vaatad, nii armas, et mu pere on siin. Ja siis, kui see, seal tookord oli nii, et see naine siis pidi ütlema mehele, mis ta meest armas, sest et mees nagu võttis elu endalt. Ja kui ta nagu ütles, mis ta must arvas, siis tuli see nagu jõudis justkui nagu sellele mehele kohale, et mida ta oli nagu teinud, et ta nagu ei olnud nagu justkui teadvustanudki seda. Et mingisugused sihukesi tundeid, mulle ju puudub sihuke kogemus, et ma ei saa nagu välja mõelda asju, milles mul nagu kogemus puudub, aga sealt siis nagu kukkus kokku mehel siis, et appi, mida ma olen nagu teinud justkui jah, mingisugused siuksed mega suured tunded, et me võime ju, siin nagu mul üks sõber eile ütles,
tema ei usu hingamist, on ju, et Oho, ta hingab. ja noh, ta ei usu, et hingamisteraapiasse. Hingamine on olemas, ma ei usu seda. Jah, ma ütlesin, et no, tule proovi, on ju, et ma võin sulle kinnitada, et see töötab, ma olen ju kogenud. Et noh, konstellatsioon on selles suhtes ju natukene nagu, mõni võib öelda, et mingi, aga no, kui sa oled ise selle kogemuse saanud, et siis ta ongi müstiline mingis mõttes. Noh, ei tea, kas see on müstiline. No ja, ei ma mõtlen, et noh, mingi nagu... See on asi, mida sa ei saa mõõta, katsuda ja nii on lihtsalt. Keegi ei oska seda seletada, sa võid mõelda seal seda seletust, aga see ei ole ka tähtis. Ma arvan, et kui asjad toimivad. Ja no kõik need konstellöörid, kes on suured õpetajad ja mina ei tea ühtegi, kes on sellest ära surnud. Elavad väga, väga kõrge vanuseni ja väga vitaalset elu ja kuni 85-ni veel lasevad mööda maailma ringi ja käivad õpetamas, et see uskumus, et see on mingisuguste võõraste energiatega töö või mingi halvad asjad tulevad sinu sisse, et see on täiesti, kummutan need kõik. Ja, seda ma ei mõelnudki, pigem on see, minu nagu mõte oli see, et kas nüüd nagu usud või sa ei usu. Sa pole isegi uskuda midagi, seal on vaja kogeda. Sest paljud inimesed ei saagi midagi uskuda enne, kui nad ei ole kogenud. Noh, Jumalat usutakse, eks. Aga kes Jumalat näinud on? Usutakse ka sellesse, et ma ei tea, kas wifi on või wifit ei ole, see on kõik energia samamoodi. Ajukirurgid pole kunagi näinud, et mõistus on ajus näiteks. Aga kõik usuvad, et on. Vaata kui huvitav, aga nüüd läks müstiliseks, nii et me võime siin hakata lõpetama selle müstilise teema peale. Samas on see, et vaata kui huvitav. Meil see minu meelest, no ma nagu saatejuht nüüd ise räägin, aga vaata siin tuli nii palju huvitavaid asju välja, mida teie saaksite ju kuulajad nüüd panna siia üles kommentaari, mida te tahaksite, et Alari ja Heidi järgmiseks näiteks võtaks üles. Et ma küsin alati oma kuulajatel samamoodi, et kui vahest tuleb nagu nii palju üles teemasid, me oleme nüüd rääkinud Tinderist, suhetest, siis ka nendest koostöö näiteks edukuse numbritest, eks ju, tulge vestlusõhtutele, siis oleme rääkinud konstellatsioonist, esoteerikast ja numbrist üleüldse, tarokaardid käisid läbi. Human design. Ja samas on see, et kui sa kuulaja nüüd tundsid, et sul on ka midagi öelda, et sa tahad selle minu tooli peal olla, siis kirjuta kommentaari. Ma soojendasin sul tooli valmis, nii et saad tulla siia. Miks mitte, on ju? Jaa, absoluutselt. Minu meelest on vinge. Aga mina olen küll väga tänulik, et sa tulid. Mina olen ka, ma sain nii palju rääkida, aitäh teile. Ja mina sain nii palju kuulata, mulle meeldis ka. Kõik said olla mehe rollis. Mehe rollis. Kuulata naisi. Nii et aitäh kutsumast ja agiteerin teid kõiki siis tulema siia niimoodi järjekorrasse toolile rääkima oma asjadest. Ja järgmise korrani siis. Järgmise korrani, jah. Ciao.